meie jalutuskäigu esimene veetakistus. Nagu me teame, siis Cesarile väga meeldib vesi, aga tal on praegu nii põnev, et ma ei tea, kas ta saab aru, et siin vesi on. Vaatame kohe, kas koer vab läbi vee või läheb üle laute. No mis? Ja kas tõesti? Ja ongi nii. Cesar üllatas meid. Muidu ta on siuke veeloom meil, aga vesi jättis külmaks. Mis seal on? Vesi või? Jaa. Kus oks on? Ma võtan ise. Cesar. Opa. Cesar, tule siia. Ei, see ei ole aega. Mine muidugi. Kõnnime siin ja jõudsime Äntu Punamäele ja leidsime mingi koera ka. Tere koer. Jah. Sa oled sõbralik koer või? Oled sõbralik koer? Matkarada? Pealinnus. Davai. Koer valis ka õige töö. Cesar, minu käes! Ta on meil siuke koer, et ta mängib kõigega, mis inimese käes on. Olgu see käbi või ma ei tea, mis asi. Nii hea käbi. Nii oleme jõudnud Nõmme jõe, okei, päris Nõmme jõgi. Oi, ikka on, näed, Nõmme jõgi. Ja ma nüüd siiralt loodan, et mu koer ei taha siia jõkke minna väga, sest muidu on ta läbi märg. Aga ta juba läks. Ma just ütlesin Cesar, et ei läheks jõkke, aga sa juba panid siis. No nii, Viibeke, Kaanjärvele või Mäeotsa järvele? Cesar valis juba. Cesar läks tagasi. Tegelikult arvan, et võiks sinna Kaanjärvele minna, see ei ole väga kaugel. Igaks juhuks, et siin oleks dokumenteeritud kõik siis. Me oleme siuksel soisel alal ja seal on meil see Nõmme jõgi ja sealt ei saa üle, jah. Aga mulle tundub, et mu koer saab vist. Jah, ta kukkus vette. Aga Cesar, meie ei saa üle ju. Mul on tossud, mina ei saa tulla. Seal on Kaanjärv. Cesar, lähme tagasi. Cesar! Plärts. Oh, jumalukene, koerakene, noh, mis sa nüüd? Noh, opatški tagasi. Too ära! Võta! Me läheme jooksma. Eile tegime väikse matka. Tänasest hakkavad jälle trennid pihta. 2 rasket nädalat on nüüd ees. 40 minti rahulikku jooksu. Ja siis tuleb 1,5 tundi ükkad peale. Kus trenni oli? Nice. Nice, jah. Mis tegid? Jooksin ja siis tegin natuke lihaseid ja nüüd on väike venitus. Ja siis ma lähen küpsiseid sööma. Mis see on? Küpsis. Sulle ka. Proteiiniküpsised on ju? Proteiiniküpsised, sest sellega ei ole Oreo. Ei. Oreo ei ole, proteiiniküpsised. Kolmapäev 15. aprill ja 1,5 tunni ratast sõidetud koos kergemate harjutustega. Teine trenn on mul siis tund 40 krossi jooksu Ebaveres koos sprintidega, ülesmäkke ja muude viguritega, ehk siis siin palju aega ei ole, et kella 4 aeg tahaks jooksma minna, aga Later that same evening. et praegu sõidame siis Rakveresse trenni minna
ja kui te nüüd küsite, et miks Rakveresse trenni minna, siis mul on vaja tund aega trepijooksu teha ja erinevad harjutusi trepil. Ja meie trepikava on siin, et Viibeke tuleb ka kaasa ja lähme teeme Rakvere linnuse treppide peal siis harjutusi. Trein on tehtud ja ütleme nii, et päris raske oli. Jämedalt 100 astet. Ja mina läbisin 50 minutit järjest neid siin erinevat viisi. Jalad on nagu makarončikud. 18. aprill ja ma teen oma esimese õue rattatrenni täna TT-ga. Et siin kunagi talvel ma sõitsin oma tavalise mantekaga ka õues. Õues on 7 kraadi sooja, räige tuul, kuskil 8 meetrit sekundis. Ja tuul teeb selle ilma päris jahedaks. Selleks, et trennis kütet jaguks, kaasa võtta mõned keelid igaks juhuks ja spordijook on mul kaasa tehtud samamoodi, mis on siis siin pudelis. 2 tundi tempojooksu ootab ees ja jalad ei ole kõige paremad, aga tuleb ära teha. Mul tuleb õnneks toetustiim kaasa, nii et äkki tuleb lihtsam. Jookse ja joostud ja tuli siis kokku 24 kilomeetrit ja 110 meetrit. Ma kujutan ette, et see jooks oleks tulnud päris raskelt, kui oleks Viibekest ja ema mul ratastega kaasas olnud. Üksinda 2 tundi joosta võib olla päris keeruline. Kindlasti mitte võimatu. Oli siis tõusus tempost tempojooks. Jooksma minnes jalad olid valusad. Pärast jooksu enam nii valusad ei olnud, kuigi praegu annab tunda. Sellepärast ma ka venitan. Ja mis oli ikka? Teiega kohtume siis järgmisel nädalal. Seniks olge tublid, hoidke tervist ja tehke trenni.